Need suvelood tulevad just siis meelde, kui väljas külmaks läheb. Alles oli suvi, mäletate ja varbad liivas ja päike paistis ja nüüd kohe juba ongi jõulud käes. Uskumatu. Palun, räägi veel üks lugu. Ausalt, me siis kohe koristame. Palun. Tüdrukud niimoodi ei saa. Kõigepealt koristame ära ja siis vaatame seda asja. Teate, kui mina väike olin, siis minu vanaema ütles, et selle kapi sees siin elavadki päriselt muinasjutud. Ja siis mõnikord, kui ma niimoodi kõrvas ja lukuaugu juurde panin ja väga hoolikalt kuulasin, siis ma isegi kuulsin siit mingisuguseid hääli. Mida sa kuulsid? No, kui ma väga hoolega kuulasin, no ma olin siis umbes teie vanune, siis ma kuulsin siit oma lemmikut muinasjuttu 7 kitsetallekesest ja hundist. Mis lugu? Te ei tea seda muinasjuttu või? Kuulge, aga kuulame. Tulge kuulame, äkki on praegu kosta. See oli päris tore peitusmäng ja hunt oli nii nunnu ja kellakapp on üks hea koht peitmiseks. Millal kõht mul tühjaks läheb, millal õhtul tuttu läheb.
Nii, lapsed, aga nüüd on aeg tagasi tööle asuda. Me peame nüüd hakkama neid asju siin vaatama, sorteerima. ei oota, teeme kapi palun enne lahti, siis koristame, ausalt. Ma ei saa. Ma kaotasin selle võtme juba väga ammu kuskile siia kastidesse ära ja mul ei ole aega seda otsida. Näe, mul on vaja veel see kast läbi sorteerida, see kast on vaja läbi sorteerida. Meie otsime, ära sina üldse muretse. No olgu. Sa oled juba nagu muinasjutu printsess. Olla päris printsess kohe päris pallikliidis oleks nii lahe. No ma usun, et selle kapi sees on ka kindlasti mõni päris äge pall käimas praegu. Kas oled varem pallil käinud kohe nagu päris printsess? Päris pallil ei ole, ma ju kaotasin selle võtme ära enne. Oi, aga ma unistasin lapsena sellest tihti. Ja mulle meeldis väga tantsida ja laulda ja ma tahtsin hea laps olla, nii et laulusõnad ja tantsusammud, teate, mul olid alati peas.
selline segadus. Kuulge, lapsed, aga me tahame pallile minna. Aga me ei saa pallile minna ilma tantsu harjutamata ju. Teate, mis on kõige parem moodus tantsu harjutamiseks? Ma kohe ütlen teile. Koristamine. Väga lihtne. Hops. Ja nüüd lähme tantsusammudega. Tulge, 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 tulge. Mu väikesed abilised, tulge. Sa lihtsalt mõtled asju välja. See pole isegi tantsimise moodi. Mina ei usu, et kapis midagi tegelikult on. Muidugi on. Kuule, sa pead lihtsalt mõttelendu laskma ja hops, ongi olemas. Kas maailma kõige suurem sõber kogu eluks või lendad hoopis mõttejõul teisele poole maakera? Lenda, kas läbi tee.
kui siis kõik muinasjutud on kapi sees päriselt olemas, kas seal on siis ka pahad tegelased nagu nõiad? Nõiad pole välja mõeldud. Muidugi elavad nõiad ka väljaspool kappi. Ja mina olengi üks suur ja kuri nõid. Tulge siia. Hakake koristama, ruttu koristama. Tulge siia. Ettevaatust, mu kallid tütred, mina olen selle räpase kuningriigi kõige kurjem nõid ja ma võin ainult ühe luuavibutusega muuta puhtad ruumid kaoseks ja korras riiulid korrapäratuks. Oh ei, kui nõid on siin, et meie kodus asja ajada. Mida me teeme, ema? Meie pole ju kurjad nõiad. Kuidas me sellest kurjast jagu saame? Te peate tõestama mulle oma vaprust ja sihikindlust. Koristage see tuba, tõestage oma headust ja ainult nii saate elada õnnelikult elu lõpuni. Kui sa oled nõiamoor ja mitte enam väga noor,
Ma ei teagi, kust see nüüd tuli siis. Kurja nõia mängimine heast peast, nagu ma ise ka seda usuksin. Ja. Igatahes, lapsed. Kuulge. Aga ega nõidumine ei pea ainult kuri olema ju. Mina arvan, et head maagiat on ka olemas. Nagu näiteks Tuhkatriinus. Seal oli ka hea nõid ju. Haa, ema. Tuhkatriinus pole nõida. Seal on Haldjast ristiema, kes on hea, kelle võluvõim kestis vaid kella 12-ni ning Tuhkatriinu tõllahobused muutusid hiirteks ja Tuhkatriinu kaotas pallilt põgenedes oma kinga. Aga mis nende vahe siis on? Noh, esiteks, haldjad lendavad tiibadega.
Kõik tüdrukud muinasjuttudes ei ole alati printsessid. Tähtis on hoopiski vapper ja hea süda. Nagu näiteks Punamütsike. Tema oli ju väga vapper. Jaa, kuidas ta julges üksi läbi metsa minna, et vanemale kooki ja moosi viia? Ikka väga vapper. Maasikamoosi. Või oli see tikremoos? Ema. Margikas kord marjul käis, maasikaid sai korvi täis, suure korvi täis. Kodus rõõmsalt maigutas, marjakotti paigutas, riidi juures aega vetis.
vaadake, mille mina leidsin. Võti. Kas te teate, mis nende uste taga peitub? See on koht, kus vaip võib muutuda batuudiks, kus eilsest pitsast saab võluväel pannkoogi hunnik ja kuuseokastest tikrimoos. Ja see mu kartmatud kaaslased on rumaluse kuldvõti. See on naeru kõdi ja võib-olla isegi võluväe valla päästmise saladus. Kas teeme ukse lahti? Teeme, jah? Kindel, jah? Võti on kangekaelne täna. See on vale võti. Ei avane. Aga ma kuulen pallimuusikat. See võib tulla kuninga lossist. lossis toimuv pall. Kui paljudel printsessidel ikka oma loss on? Ei ole ju paljudel. No näiteks Tuhka-Triinul on, ma tean, oma loss. Kellel veel võiks olla? Kaunitaril ja Okasorsiks on ka. Tõesti, neil on ka. Kellel võiks veel oma loss olla, kus saaks ühe korraliku palli korraldada? No mõni printsess, kellel oma loss on. Mis sa ütlesid? Elsa? Elsa ja Anna. Elsa ja Anna, väga õig. Kuule, nendel on jääst loss, seal peaks ainult tantsima kogu aeg, et sooja saada ju. Jah? Ema, palun, kas me võiksime ka Elsa lossi pallile minna? Pole midagi teha. Peame, õigemini te peate õige võtme leidma. Aga ema! Kaugel Põhjamaal elab lakke
ikka olen, ma olen ju siinsamas. kus sa olid, pidime ju tüdrukuid piiluma minema. Aga seda ma tegingi, see on ju päkapikkude töö. aga miks mina siis sind ei näinud? mina käisin piilumas, mis tüdrukute elutoas toimub, aga sind ei näinud ma kuskil. aga mina vaatasin hoopis tüdrukute magamistuppa, et ega nad ei tujutseks ega toas asju laiali ei jääks. oo, hea töö. Meeskonnatöö. tüdrukud on olnud väga tublid, aitasid kuuske ehtida ja asju sorteerida. Tublid nad olid, aga koristada nad ei viitsinud ikkagi. jah, ja seal majas käib üks suur koristamine ja sorteerimine ja homme on juba 3. advent. aga mis kõige tähtsam, nad õpetasid emale, et tuhketäis pole mingit nõida. ja samuti leidsid ka võtme üles. Need tüdrukud on küll palju kingitusi välja teeninud. mis sa arvad? jah, lähme kinke tegema. ja nüüd lähme koos. mina võtan seda. Teate, lapsed, kogu selle külma jutu peale ma unustasin ära, kuhu ma oma vanaema kingitud kasuka panin. Nagu oli siin olemas selline, te ei ole näinud, pruuni karvaga, tumeda karvaga selline soe paks kasukas. Ma tahtsin seda kandma hakata ja huvitav, kus ma ta võisin panna? aga kus sa seda viimati nägid? Viimati ma nägin teda kuskil seal. Enne kui see koristus siin pihta hakkas, siis ma olin sellega seal ja nüüd mul on selle koristuse käigus täiesti meelest läinud. Kuhu ma selle kasuka panin? Huvitav. Käib mängudega kaasas rõõmus naer ja ainult rumal usub sellist juttu, et sõbrad ei saa olla kass ja koer. Muidugi, kuidas ma selle peale ei tulnud? Sõpradega koos lähevad ju kõik asjad kiiremini. Äkki küsime sõprade käest, võib-olla nemad on näinud kasukat.
sõbrad, kas teie olete näinud minu kasukat? kas keegi seal tagapool näeb mõnda karvast kasukat? Jah. Vaadake hoolega. Tumeda karvaga. kas keegi on märganud ühte karvast jetitaolist olendit? Hoidke silmad lahti. Aga mitte elus jetitaolist. Ei ole näinud keegi, jah? Minge otsige, igal kuskil sealpool ta peaks olema. Ma ütlen, noh, kui sa õuegi minna, mul pole kasukat selga panna. Leitud. Tuleb. Legendaarne kasukas talvise garderoobi sügavustest. See on minu oore. Ma näitan teile kohe, milline on tõeline talveglamuur. Vaadake. Noh. Ima, sa näed välja nagu glamuurne mullamutt, Mis asja? kes hakkab lumist talvelava vallutama, mitte moelava. Mullamutt. nagu see paha mutt pöial, Liisis. kas sul konnakasukat ka on? Kuulge. No aga aardeid tundub, et on teie mutil küll. Saame ise kasukaga mutt.
digipõhjas elab üks väikene kontald, roheline maa tal seljas on. hüüa siis ta vastab kloks-kloks, laula siis ta laulab kloks-kloks. kord kondis pea välja higises, ta oli peamärg, oli külmast veel. hüüa siis ta vastab kloks-kloks, laula siis ta laulab kloks-kloks. vaatas ja vaatas ta ringi seal, kui kena euke kalda peal. hüüa siis ta vastab kloks-kloks, laula siis ta laulab kloks-kloks. digipõhjas elab üks väikene kontall, roheline mantel seljas on. hüüa siis ta vastab kloks-kloks, laula siis ta laulab kloks-kloks. Benny Goodman, sing, sing, sing. kapis olidki muinasjutud sees. olidki. Ja muinasjutud, mu armas, kas sa tead, mis need on? Muinasjutt on nagu niit, mis koob meie unistuste kangast. Nagu jook, mis hägustab piirid reaalsuse ja fantaasia vahel. Ja mis see reaalsus meil siin praegu talvel on? Libedad teed ja külm tuul, eks ju? Ei julge toast väljagi minna, vaata, et kummuli ei kuku.
ja siis sa loodad, et su kallid ikka läbi selle külma ja pimeda tuisu õnnelikult koju jõuavad. aga kas te teadsite, et muinasjutte saab näiteks ise ka välja mõelda? Näiteks kui me oleksime praegu muinasjutust, siis ma ütleksin teile, et oh, vaadake sinna, teie peadekool on üks suur lohe ja mina kui kangelane võin ta ainult ühe tabamusega langetada. Või siis saada endale hoopis uue hea sõbra rääkivast lohest. Mitte koristada enne jõule, vaid lennelda maailmas, kus kõik on võimalik, kus kõrvitsad muutuvad tõldadeks ja hiirtest saavad teenrid. No kas ei ole tore? Aga siis ei oleks enam ju muinasjutt, vaid tavaline, nagu külm tuul talvel, libedad tänavad ja punased ninad.
nojah, sul on õigus. Aga midagi maagilist selles aastaajas ometi on. Midagi ilusat, see, et me saame oma kallite inimestega koos olla. Ja et me saame kuulda jälle neid vanu häid ilusaid jõululaule. Ja miks mitte ka võib-olla selliseid kaasaegsemaid hitte. Ema, sa ju luiskasid, sa ei teadnud, et kapis on päriselt muinasjutud sees. No kui ma päris aus olen, siis ega ma väga kindel ei olnud, jah. Aga mida rohkem teie uskusite, seda rohkem hakkasin mina ka. Ja no millal on veel parem aeg uskumiseks, kui mitte jõulude ajal, eks ju. Ja mulle lihtsalt nii meeldivad muinasjutud. Nad juba algavad niimoodi suursuguselt. Näiteks Kord ennemuistsel aal või siis 7 maa ja mere taga või mu lemmik Elas kord. Vaat just selliste väikeste mõistatuste ja suurte kujutlusvõimetega, nagu teil siin lapsed, sünnivadki ju väikesed ja suured imed. Muinasjutud on päriselt olemas ja mitte ainult, need on igavesed.